Mängupäev nagu ikka, jah. Škoda andis meile jälle autot, ma ei teagi, mis see kombi, mis me iganes meil see auto siin on. Seda paberit ei vaada, mõni superb. Kui me juba siin sõidame, siis teeme väikse Q&A ka sinuga. Kuidas täna mäng läheb siis? Ma loodan, et mitte nii nagu alati, kes ta võiks võidukat lõppeda, aga ma arvan, et on okei seis nagu võrreldes sellega, mis vahepeal juhtunud on. Paide mängu lõpp võib-olla kui vajus veits ära, aga ma arvan, see energia ja kõik see on nagu okei. Tihti küsitakse mängijatelt, vaata, et mis nende mängueelsed rutiinid või asjad on, aga kas treeneritel või kas sul konkreetselt on ka mingeid või? Mis nagu sa alati enne igat mängu teed? Soengu kord ei väga nagu ei ole, et ega treenerina on see, või mängijatena on ka ettevalmistus on ikkagi ju see sama, et see algab juba mitu päeva varem, niikuinii on kõik need video vaatamised, et nädala alguseks on juba mingi visioon ja plaan on niikuinii juba paigas. Et mul ei ole mängijana ka otseselt mingid, kunagi kui ma mängisin, siis mul ei olnud ka mingid otseseid rituaale, et pigem lihtsalt saali astud, siis lihtsalt valmistud ja keskendud nagu mänguks, et kõik muud asjad tuleb nii-öelda selleks hetkeks ära unustada, mis väljaspool on. Ega treenerina on mingis mõttes sama, et sa ei mõtle selle peale, palju sul on muid ülesandeid või et kas prügi jäi välja viimata või nõudseid pesema pandud või mida iganes. Sa ütlesid ka, et analüüsitakse tegelikult juba või valmistutakse nagu mitmed päevad enne. Kui palju sina konkreetselt näiteks enne igat mängu võtad selle aja, et vastaseid analüüsida või nagu kui põhjalikult seda tehakse esiliigas ja meistriliiga puhul räägitakse väga palju sellest scoutingust, aga kas esiliigas on ka nagu sama palju teema või? Eks ta on vastasest tulenevalt erinev ka kindlasti, et kui sa mängid võib-olla noortevõistkonnaga, siis võib-olla väga ei pööra nii palju tähelepanu mingitele detailidele, aga jälle samas mängid Maaülikooliga või Kadrinaga või Reinariga, siis on seda video vaatamist kindlasti rohkem ja mängija põhist analüüsimist ja info andmist, et ega lõppude lõpuks on ju meie ülesanne teha see mängimine nagu oma võistkonna jaoks võimalikult mugavaks, on ju, et eks see on ka nagu erinev kindlasti, kes kui palju seda infot üldse nagu vajab, et tal nagu mugav mängida oleks. On see siis vastase liikumised või kes kuhu poole ründab, mis käeline ta on, kummalt poolt ta viskab, kummalt poolt murab läbi, kõik siuksed asjad. Et sellest tulenevalt, kui põhjalik ta on, vastavalt sellele see võtab nagu aja ka, aga ma arvan, et siuke üle 2 tunni üldjuhul ei lähe nagu, et nüüd on see videolõik, nüüd me nagu lõikame seda videot klippideks ka nagu, siis võib-olla läheb natuke kauem aega, praegu on see veel uus teema, Aga mis on treeneriks olemise juures kõige raskem? Ma arvan, et see, kui mingid olukorrad ei realiseeru nii, nagu sa tahad. Kas siis tuleb tahtmine joosta ise platsile ja teha asjad õigesti ära või? Paraku vahest ikka tuleb, aga ma ei tea, kas selle üle nüüd nagu rõõmu tunda või kurta selle üle, aga tänasel päeval on esiliiga tase ikkagi juba selline, et minu vormi pealt enam nagu päris ketse jalga ei pane ja 20 minutit kaasa ei mängi, et ma arvan, et seal oleks lihtsalt see purunemine. Et loomulikult tekib see tahtmine küll, jah, nendes olukordades, aga see 30 sekundit võib-olla veel suudad midagi ette näidata ja realiseerida, aga pikas jooksus ikkagi Kennid ja Joshid ja muud tagumised ikkagi, noored vuksid ka jooksevad üle lihtsalt. Aga kui sa ei oleks korvpallitreener, kes sa oleksid? Hea küsimus. Kuna ma praegu maja ehitan, siis ma suure tõenäosusega tegeleks ehitusega. Aga see on ka jälle siuke asi, et kodus kaasa ütleb ka, et kui sa omale teed seda, siis sa naudid seda rohkem, aga kui sa seda kellelegi teisele teed, siis sa võib-olla seda väga nii palju ei naudi. Aga kunagi sai mõeldud ka, et kui poleks korvpalliteed olnud ja sellega jätkanud, siis oleks suure tõenäosusega valinud mõne riigitöö, oleks see siis kaitseväega seotud olnud või politseiga või midagi siukest, kus ronida ja üritada midagi nagu korda saata või saavutada midagi suuremat. Kuhu
kuhu sa üldse treenerina unistad jõuda või nagu, mis sinu nagu see, ma ei tea, kõige suurem eesmärk on, nagu miks sa seda tööd teed, nagu mis sa tahad ära saavutada? Eks see on niisugune kahetine asi ka jälle meeste korvpall versus laste korvpall on ju, et laste korvpalli eesmärk on ju anda kõik, mis enda võimuses on, et nad saaksid kvaliteetset trenni ja meeste puhul on lihtsalt jah, seal annab nagu pürgida, laste korvpallis lihtsalt ei pürgi on ju. Aga meeste korvpallis ma ei tea, kas eesmärk ikka tahad võita on ju, et eks see on esiliigas ka sama põhimõte on ju, et tahad võita, aga ma arvan, et kui nagu suurt pilti vaadata ja suurelt unistada või mõelda mingist suuremast eesmärgist, siis kindlasti ei oleks nagu Eesti meistriliiga tasemel treeneri olemine. Minu arvamus vähemalt on selline, et siin on nagu nii õhke jää, et kui sa annad nagu kõik asjad käest ära, mida sa teed, näitena, ma ei tea, olen õpetaja ja annan mingid noorte trenne ja siis otsustan minna meistriliiga võistkonna peatreeneriks, annan kõik need muud kohustused käest ära, siis Eesti meistriliigasse treeneriks olemine võib sul olla nagu nii lühiajaline ja saad kinga ja siis pead hakkama ikkagi nagu otsast peale kuskilt nagu pihta, et sellel ei ole nagu, ma arvan, mingit stabiilsust või garantiid on ju, et kui keegi pakuks sulle 3 või 4 aastast meistriliiga treeneri lepingut, siis oleks nagu endal ka turvaline seda tööd teha, eks. Aga jah, ma arvan, et see on see nagu minu jaoks nagu kõige suurem nagu küsimärk. Välismaal lihtsalt, jah, muidugi eestlased ei saa sinna välismaale väga nagu lihtsalt, aga välismaal on kindlasti palganumbrid on nagu teised ka, et siis sa võib-olla aastase tööga või 2-aastase tööga teenidki oma 4 aasta palga on ju, ja siis see on nagu võib-olla natuke lihtsam elada on ju, et aga eks sinna on ikka meistriliiga tasemele on veel ikkagi natuke vaja minna, et koolitada ja maailma näha, ma arvan, et lihtsalt Eestis olemiseks ei piisa nagu, et ma arvan, meil on juba see tase näitena, et Brett on siin tõusnud ja Kristjan Evart on tõusnud, et neid võistkondi võib-olla ei ole ka väga palju, kuhu otsa nagu tõusta, et oleks neid rohkem, siis võib-olla oleks see nagu natuke lihtsam. Kas sa oled muidu rahulik juht või oled siuke võistleja ja selline kirglik nagu Kossuplatsi ääreski või? Ütle nüüd ausalt. Ega ma väga kaotada ei oska ja minu puhul ei ole nagu, kuidas ma ütlen siis, mõtet. Võidu hakata rallima? Ei, mitte nagu, kui me räägime nüüd juht nagu kui autojuht või me räägime. Nagu keegi mul ikka eest töllerdab või mingeid väga imenikke manöövreid teeb, siis ma ikka vaatan ikka järgi natukene, tekitan endas nagu küsimusi, et kas ta oleks pidanud autokooli natuke pikemalt läbima või. Kui sa praegu peaksid valima ühe Eesti meistriliiga meeskonna, kelle etteotsa sa tahaksid peatreeneriks minna, siis millise meeskonna sa valiksid ja miks? Kuna ma olen juba nii palju seda viimasel ajal, kuna meil on see Pärnuga mäng tulemas ja ma olen seda nii palju vaadanud ja analüüsinud, siis meil on nagu päris hea siuke roster või nagu mängijatüübid, et nemad oleks kindlasti, kui me räägime nüüd tasemest, siis kindlasti Kalev Cramo tase on nagu kõrgem, aga see võib-olla ei olekski nii suur challenge võib-olla kui Pärnu meeskonda ühendada, et pigem otsiks võib-olla ise ka seda challenge'it, et võib-olla astuda üle oma varju nagu, et fakt on selles, et Cramo kvaliteet on selline, et nad mängivad küll eurosarja, aga nad tulevad ikkagi Eesti meistriks, et see ei ole nagu kellelgi varianti, et siis tekibki küsimus, et mis hetkel me loeme seda nende puhul nagu, et neil ei ole hooaeg korda läinud, on ju. Et eurosarjas vahest nad kukuvad esimeses ringis välja, vahest teises, vahest kolmandas. Eelmine aasta jõudsid, ma ei mäleta, sinna täitsa lõppu välja, on ju. Või see oli isegi üle-eelmine, jah. Et Eestikad nad on juba, ma ei tea, 4 aastat või 5 aastat juba järjest kinni pannud, et sa ei saa nagu väga öelda ka, et nad oleks nagu hullult läbi kukkunud või. Sa ütlesid, et Pärnus on ägedad mängijatüübid, et mida sina üldse treenerina mängijate puhul kõige rohkem hindad või nagu mis paneb sind ütlema, et need on ägedad mängijatüübid, mis omadused või mis oskused? Eks ma olin ise ka siuke
pigem nagu hustle player, et kogu aeg üritasin endast maksimumi anda, ehk siis mulle võib-olla rohkem meeldivad ka siuksed mängijad, kes pigem pingutavad rohkem isegi siis, kui nad nagu eksivad. Et ma ei tea, mul on nagu raske vaadata neid mängijaid, kes nagu jalga järgi veavad, et see on võib-olla nagu siuke oluline omadus, mis peab olema, et see tuhk ja see energia ja siuke võitluslikkus peab olema kogu aeg nagu väljakul. Kas sul on praegusest nagu ajast või ajaloost mingid üksikud konkreetsed mängijad ka, keda sa kõige rohkem imetled, sellised eeskujud või kuidas iganes nimetada neid? Kui siit Eesti pinnalt rääkida ja nii-öelda kaitsemängust, siis Kalev Cramos oli siuke mängija nagu John Linehan kunagi. Et see oli ikka täitsa müstiline, kuidas see mees suutis kaitset mängida ja tagamängijatele nii-öelda üle välja survet panna kogu aeg. Kui me nüüd päris nagu Euroliigast rääkida, siis Euroliigas on ikka igas võistkonnas on mõni siuke mängija, et sa kohati hoiad nagu kahe käega peast kinni, et mis sooritusi suudavad nagu korda saata, et Olümpiakoses Vesenkov ja Panathinaikoses, mis ta nüüd on siis? Vasakukäeline, ütle nüüd. Ei, täitsa keele peale, eile juhtudust mängisid, selle pead välja lõikama. Piinliku olukorda ka veel. Viimase sekundi võit või kindlalt ülekaal kogu mängu jooksul? Ma arvan, et oleneb, kellega mängid. Kui mängid nagu endast tugevamaga ja võidad viimase sekundi viskega, siis on, ma arvan, positiivne, aga kui sa ikkagi mängid nagu nõrgemaga ja võidad viimase sekundi viskega, siis ma arvan, et see emotsioon ei ole nagu sama, et kui ikkagi endast nagu nõrgemaga mängid, siis peaks olema ikkagi ülekaalukas või kas nüüd ülekaalukas, aga ikkagi nagu kontrollitud võit. Et neid on meil siin nende 2,5 aasta jooksul olnud ka, kus me oleme saanud viimase sekundi võidu endast võib-olla nõrgema üle. See ei ole väga nagu mingit emotsiooni nagu pakkunud, et aga kui tulevad sellised rasked kaotused, kuidas üldse nagu meeskonda motiveerida või nagu millised on mingid sinu nipid, trikid? Ma ei usu, et mul mingid ulmenippe on. Eks kõik oleneb, mis põhjustel see kaotus tuleb, on ju, et kui see on siuke ilma nagu pingutuseta kaotus või siuke, kus ei ole nagu mingit nägu ega tegu, siis ei ole nagu väga motiveerimisega nagu probleem, et või nagu motiveerimises see küsimus, et siis tulebki veidi võib-olla nagu piltlikult öeldes nagu tutistada, on ju, aga kui see on nagu siuke võitluslik ja võitluslik mäng ja sa saad selle nagu kaotuse, et siis ega ei olegi, tuleb lõpuks ju vaadata neid asju, kuidas see plaan või kuidas need asjad nagu teostusid, et kui seal on nagu positiivseid ilminguid, ma ei tea, näitena, et su rünnaku joonis jookseb ilusti, on õiged visked, aga sa viskad mööda, on ju, et siis mis sa selle peale siis nagu ikka pahandad, on ju, et pigem siis see ongi see koht, kus utsitada, et tuleb samamoodi edasi panna ja küll mingil hetkel hakkavad need visked ka nagu kukkuma. Kui sa peaksid valima meie meeskonnast ühe mängija, kes oleks autos kaardilugeja sul, siis kes see oleks ja miks? Kaardilugeja Mart Jalmari, sest ta on kõige nagu kiirema jutuga. Kaardilugeja peab olema nagu kiiresti asju ette vuristama. Kuulates vahepeal, kuidas see Järveoja sellele Tänakule seda asja ette loeb, siis mõtled küll, et samal ajal sõidavad 170-ga mingid teed ka veel ja siis need sisikonnad seal üldse sees püsivad. Nii kiiresti ma muidugi sõita ei suudaks kindlasti. Et sa oled ju ka meil platsi ääres teada-tuntud väga emotsionaalne treener, on ju. Et kui palju sinul on seda, et sa mingid olukorrad nagu võib-olla natuke teadlikumalt reageerid rohkem, et publikul oleks huvitav ka treenerit jälgida? Või kas see nagu, ma ei mõtlegi, et sa nagu näitled nüüd seal kogu aeg, on ju, et sa oledki kindlasti emotsionaalne, aga kui palju ka nagu treenerile kuidagi mõjub see, et pakkuda publikule nagu mingit emotsiooni lisaks sellele, kuidas meeskond mängib? Ei, ma arvan, et ma väga nagu ei mõtle selle peale, et pigem lõpuks me ju nagu reageerime mingitele olukordadele mingi põhjusega, on ju, et ega ma niisama
on see siis kohtunik või on see enda mängija või et see reageerimine, sellel on alati ju mingi põhjus on ju, et kui sul kops üle maksa viskab mingist jamast või mingist olukorrast, siis paratamatult sa nagu reageerid sellele. Jah, kas ta on alati nagu õigustatud, selle üle on ka nagu hästi palju räägitud, et kas peaks olema rahulik ja vait või samas teistmoodi sihuke Euroliiga tasemel sihuke Jasikevitsus või Atamani sugune on ju, et noh, toimib ühtepidi ja toimib teistpidi on ju, et see minu silmis ei ole seal nagu õiget ega valet. Kas sa oled meie esiliiga Ataman? Ei ole, kindlasti ei ole. Ma arvan, et ma ei... Mis sul puudu jääb, mis sa arvad? Kehakaalust. Pean ka 2 rusikat püsti tõstma. Käisin siin noorte mängu ka vaatamas, on ju, et siis mängivad mingi vastasega, kellel lapsevanem karjub ja sõimab seda kohtunikku, on ju. Noh, et see ei ole nagu ka eetiline, on ju. Ja noh, kui sa lõpuks istud seal kõrval ja vaatad seda, on ju, siis sealt nagu, noh, see nagu ei aita ka sellele nagu otseselt kaasa, nagu, et okei, et nad ka kindlasti eksivad ja ma saan ka sellest aru, on ju, aga las siis see treener nagu tegeleb sellega ja las see kogu see tegevus olla siis seal nagu platsi äärsel, on ju, et kui see publik nagu reageerib sellele, siis see võiks olla nagu lihtsalt mingi puu või mida iganes, on ju, midagi sihukest, aga et ta ei läheks nagu ebatsensuurseks. Paraku lihtsalt on noorte mängudes vahest nii, et no ma ei tea, no lapsevanemad panevad nagu nii üle võlli, noh, et meie publik on nagu võib-olla mingitel hetkedel, kui kohtunikud on just vastupidi vastastele mingeid noh, ma ei tea, tehnilisi või asju ära vilistanud, et siis nad nagu toetavad, et õnneks on tore, et meil on väga kultuurne. Ja ei, see on kõik õige nagu, et lihtsalt, et noh, sellel emotsioonil on ka nagu alati see viis, kuidas sa seda nagu väljendad, ega see kandub üle igale poole eluvaldkondadesse. Et noh, sa võid ju kodus naisega ka tülli minna, aga kui sa nagu lõpuks karjudes seda probleemi lahendad, siis noh, kuhu sa selle asja nagu viid, on ju, et see nagu ei aita kuhu midagi ka. Ütle midagi, mida meie siis, kes iganes siin saalis käivad inimesed, kes siin nagu kaugelt näevad ja teavad, ei tea tegelikult sinu kohta. Üritan võib-olla liiga palju inimesi nagu aidata või ma ei oskagi seda, kuidas seda nagu sõnastada. On ikka mõni inimene vahest ütleb, või no ütleme siis, võtame nii, et kui sa lähed kuhugile seltskonda, kus keegi sind ei tunne, nagu siis esimese hooga võib-olla paljud arvavad, et ma ei tea, on ülbe või mingi sihuke vend, aga noh, tegelikult ei ole ju, või omast arust vähemalt. Ja ma arvan, meie fännid võib-olla arvavad, et sa oled väga terava keelega. No jah, nii palju, kui nad kuulevad mängu. No jah, ega lõppude lõpuks ma ei tea, kus see nagu tulnud on, et mul ema ja isa nagu ei ole sellised, et aga tegema mingit lauslollust väga nagu ei kannata, et kui ma ikka näen, et seal on nagu mingi jama või eksimus, ühe korra veel suudad nagu keelt hammaste taga hoida, aga kui see nagu 2 korda järjest on ka, siis noh, ma ei suuda nagu vait jääda selle peale. Et sellele ma kipun võib-olla reageerima ja vahest võib-olla isegi liiga palju. Ega ei olegi midagi, oleme Jüris kohal ja nüüd tuleb hakata oma mängueelseid rituaale tegema. Mida sul ei olnud? Mida mul ei olnud. Okei, rituaalideks, no paneme triiksärgi või selle sirgema särgi selga ja ajame soengu korda ja varsti tulevad mängijad ja juba läheb mänguks ettevalmistuseks, nii et toimetame.